Oleme jõudnud Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse arutamiseni ja selle avalikule väljapanekule suunamiseni ja aruteludeni, õigemini nende korraldamiseni. Ja ettekandjaks taas kord Jarno Laur. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, ma julgen arvata, et see on siiski tänase volikogu kõige olulisem otsus, juhul kui see täna langetatakse. Ja oluline on ta ju ennekõike selle tõttu, et ega me üheskoos seda mitte eriti kerget tööd ei võtnud ette ilmaaegu. Detsembris 2014, kui volikogu otsustas uue üldplaneeringu algatada, ja see töö, mis on tehtud siis eskiisi kallal aasta ja ütleme siis 4 kuuga, on olnud tegelikult üpriski kolossaalne harjutus koostööst ja mis alati ei ole võib-olla ka õnnestunud või mitte vähemalt selliselt, et üldse nurinat poleks, aga vähemalt on see olnud meie soov ja tahe. Ma jään praegu vastuse võlgu nende kohtumiste ja koosolekute hulgas, mis on selle protsessi jooksul läbi tehtud, aga neid on olnud mitte kümneid, aga neid on olnud ikkagi mitmekümneid ja sinna 100 alla kindlasti erinevates formaatides, kuna need valdkonnad, mida me käsitleme selles dokumendis, on niivõrd mitmetahulised ja puudutavad väga paljusid eluvaldkondi. Ma ilmselgelt ei jõua täna selles ettekandes, milleks kodukorra järgi on ainult 15 minutit aega, rääkida seda üldplaneeringu lahendust teile väga lihtsas keeles ette ära. See on lugemisvara, mis tahab põhjalikumat läbitöötamist. Ma loodan, et te võtate endale selle ajaga selle eskiisi avalikustamise jooksul ja kindlasti on abiks olnud need komisjonide koosolekud, mis meil õnnestus enne seda istungit läbi viia ja temaatiliselt asju käsitleda. Küll ma tahan öelda, et edasine ajakava on planeeritud selline, et eskiisi väljapanek ise toimub siis aprillis, mais toimuvad avalikud arutelud. Me tahaksime jõuda põhilahendusega volikogu ette jaanuaris 2017, et minna sealt kevadisel perioodil avalikustamisele, kus ei ole segavaid faktoreid nagu jõulud ja jaanipäev, ehk oleks võimalikult rohkem võimalik keskenduda sellele lahendusele ja optimistlik soov oleks kehtestada see planeering oktoobris-septembris 2017 ehk selle volikogu poolt, mis ei ole eesmärk omaette, aga võiks olla selline meile võetud töökava. Nüüd, eskiis ei ole mingisugune lõpuni lihvitud kuldmuna. Me oleme teadlikult jätnud sinna visandlikke jooni selleks, et oleks võib-olla natukene rohkem arutada, oleks võib-olla natukene rohkem ka intriigi ja teiseks on väga paljud asjad, mis tuleb eskiisi tasandil kokku leppida ja siis minna teatud järgmiste nüansside ja detailide ja valdkondade juurde. Ehk mis on siis hetkel nii-öelda seal sees ja mis ei ole sees. Sees on energeetika, väga suur osa ja väga oluline osa sellest planeeringust. Kui te vaatate neid lisafaile ja jooniseid, te leiate näiteks seal energiapuuraukude maksimaalsete sügavuste kaarti, mis edaspidi võiks olla siis kehtestatud reegliks ja kõik teaksid, et niimoodi käitudes me hoiame oma põhjavett, aga samas saame maapinnast seda eriti rohelist energiat, ehk see, et me Narva veepideme nii-öelda liini võtame siis aluseks ja sealt allapoole energiahankel ei lähe. Samamoodi näiteks kaugküttepiirkondade suurendamine ka nendesse kohtadesse, kus täna on kõige suurem õhusaaste tänu küttele ja veel mitmed sellised energiavaldkonna, ka taastuvenergeetika
asju puudutavad ettepanekud. Siis väga suur osa sellest eskiisist on ikkagi see liiklusskelett või see luustik, mille najal kogu linna liikumine püsti seisab. Me oleme liiklust väga põhjalikult üritanud teha, me oleme võtnud mobiilpositsioneerimise andmed aluseks nii linnas kui ka linna, ütleme sellise loomuliku areaalina, ehk siis Tartu linn pluss 20 minutit autosõitu pluss Elva. Ja sellest lähtuvalt modelleerinud siis Tartu linna liiklust koos mitmete järgnevate muudatustega ja lähtuvalt sellest siis esitanud ka liikluse osa, mille võib-olla üks põhiline märksõna on see, et magistraaltänavaid jääb vähemaks. Me suudame keskenduda, ütleme, 2-3 väga suurele infrastruktuuri sellisele eesmärgile ja igaüks neist lahendab siis mingisuguse probleemi. Et me räägime sellest, et me tahame kesklinna autovabamaks, siis on selge, et me peame Sadamaraudtee ja Ropka silla ära tegema või ka esialgu ainult Sadamaraudtee tänava koridori. Kui me räägime Narva ja Jõhvi suunalisest ja Jõgeva suunalisest liiklusest, et seda paremini korraldada ja võtta ära koormus Narva mäelt ja Puiestee tänavalt, siis me räägime ühemõtteliselt Põhja-Puiestee läbimurdest ja Muuseumi tänava pikendusest. Ja kui me räägime sellest koormusest, mis täna on, ütleme, Vabaduse puiesteel ja Jakobi mäel enne kõike, kus on siis kõige kitsam koht, siis me räägime ikkagi Tiksoja sillast, alternatiiv siis tegelikult see Tuglase sild. Ehk ka see on ikkagi selles eskiisis ühemõtteliselt öeldud, et 2 meil vaja ei ole, et kui tuleb 1, siis sellest tegelikult peaks piisama. Meil on kindlasti miljöötükk, mis põhineb väga tõsisel revisjonil, mida ei ole teinud linnaametnikud, vaid on teinud oma ala väga tunnustatud spetsialistid ja millisel tulemusel tegelikult miljööalade hulk Tartus väheneb. On tehtud üks üpriski kriitiline vaade sellele, et mis siis on see seis täna ja kas me oleme võimelised seda kõike kaitsma. Ja sellest lähtuvalt on ettepanekuid vähendada miljööalasid, on ettepanekuid mõnel pool ka suurendada, nii et tegelikult on need üpriski hästi läbitöötatud asjad. Me oleme läbi analüüsinud nüüd oma kolleegidega erinevatest linna asutustest ja ametkondadest ka kõik avalikud teenused ja siis koolivõrgu, lasteaiavõrgu, spordi, kultuuri rajatised, need on kaardile kantud siis vastava siis niisuguse pika perspektiivi vaatega, mis peaks arvestama elanikkonna muutusi ja mis peaks siis olema võimeline kohanema siis ka näiteks sellele, et teatud linnapiirkonnad kahanevad ja teatud linnapiirkonnad kasvavad tulevikus. Ning see kõik on meid viinud siis sellise esialgse pildini, mida te näete siin tahvli peal, ehk see on siis selline tsoneering, mis siis annab kasutusotstarbed erinevatele kruntidele. See on tsoneering, mis tugineb värsketele üldplaneeringutele, näiteks Supilinna, Ränilinna ja Kesklinna üldplaneeringutele, nii nagu nad tänases seisus meil on 2 kehtestatud ja 1 töös. Miljöö osas ka Karlova ja Supilinna teemaplaneeringud on nii-öelda aluseks, eks ole. Need põhinevad ka nendel tõdemustel, mis me saime rahvastikuprognoosist. Ehk, et meid tuleb küll siia piirkonda elama, aga oleks hea, kui me saaks Tartu linna piirkonnas iga teise elamu Tartu linna. See on tänaseks siiski esialgu ainult veel kõva soov. Hetkel on see vahekord 1-2. Me tahame kontsentreeritud linna ehk seda, et meil on kesklinn, see tugev magnet, mille ümber Tartu on, see tähendab ka kesklinna tihendamist ja ka seda, et linna keskel ehitatakse rohkem korterelamuid ja väga paljud alad tõesti linna keskel on selle tõttu
üksikelamute piirkonnast muutumas korterelamute piirkonnaks. Nüüd, mida siin sees ei ole? Siin sees ei ole raudtee vähenemist, mida me tegelikult tahaksime näha. See, et vabariik on meeletult pingutanud, et Koidulasse teha väga hea infrastruktuur, kus saab igasuguseid vaguneid veeretada edasi ja tagasi, nii tühju kui täisi, praegu küll tühju rohkem, aga seal paraku keerutab tolm või neid tuultolmurulle ja vagunid kipuvad Tartu linnas seisma. Ehk see on üks töö, mis meil on põhilahenduseni jõudmiseks ees, et siiski vähemalt üritada raudteemaade vähenemist ja selle arvelt siis ettevõtlusmaade suurenemist. Siin ei ole sees tegelikult ka arhitektuurseid ja linnaehituslikke tingimusi siis kvartali kaupa või linnaosa kaupa, mis on üks väga suur osa selle tulevase üldplaneeringu mahust, aga mis tuleb mille tegemine on hetkel käigus. Need on siis, kui te mäletate kesklinna üldplaneeringus, siis need on need kvartali kaupa kirjeldused, millised on ehitusõigused, millised on võimalused ühte, teist või kolmandat teha, ja need on siis need asjad, mille pinnalt saaks edasi liikuda ehitusõiguse realiseerimisele ilma detailplaneeringuta, juba projekteerimistingimustena. See töö käib, meil on linnaosasid, kus see töö on tehtud, nagu Kesklinn, see on üldplaneeringu raames, meil on linnaosasid, kus meil on asi valmis, asi on saadetud asumiseltsile, asumiseltsilt on saadud tagasiside ja nüüd me lähme järgmise sammu, kus me hakkame nendega arutama siis üksikuid ettepanekuid, nagu on juhtunud Tammelinna seltsiga ja minu vaates ka Ihaste seltsiga, ehkki nad ise võib-olla seda nii ei näe. Meil on osa linnaosasid, kus need tingimused alles tekivad arhitekte meeskonna tööna ja seal me peame mõtlema, kuidas neid nüüd põhilahenduse eelselt linnaelanikega läbi rääkida, eriti just nendes kohtades, kus asumiselts ei ole. Ka seal kohas tuleb tegelikult jõuda inimesteni ja viia nendeni see teadmine, et sellised tingimused hakkavad meie asumit kujundama. Nüüd üldkokkuvõttes on siis selle üldplaneeringu näojooned sellised, et elamumaad vähenevad umbes 1500 hektarilt umbes 1000 hektarini, rohealad suurenevad ja ettevõtlusalad suurenevad. Ehk kui me rääkisime, et nii-öelda linna keskuses natukene jääb rohelust võib-olla vähemaks paari puu võrra, siis see kõik on tegelikult kuhjaga kompenseeritud nende suurte rohealade lisandumisel, mis siis linna teistes piirkondades juurde tekivad. Elamualad on vaatamata sellele vähenemisele, on arvestatud circa 6000 eluruumi juurde võrreldes tänasega, mis on päris palju. Ja jääb ka järgmisse perioodi teatud reserve, aga fakt on see, et eks me peame üritama kasvada seal, kus on olemas infrastruktuur, kus on seda lihtsam teha. Nii, et sellise kontsentreeritud arengu stsenaariumi baasil tahaks minna eskiisiga avalikkuse ette ja oodata siis juba laiemalt avalikkuselt vastukaja. Aitäh! Esimene küsimus, kolleeg Ene Järgma, palun. Suur tänu, härra esimees. Hea Jarno, nädal aega tagasi umbes me olime koos hariduskomisjoni istungil ja ma esitasin sulle väga naiivse küsimuse tookord. Et näiteks mina, kes elan siin kuskil Karlovas peaaegu, eriti ju ei tea, mis toimub teistes linnaosades ja siis ma küsisin, kas need teised linnaosad on väga aktiivselt, tähendab, eriti linnaosa seltsid osalevad. Ja sa ütlesid osalevad, aga nüüd ma loen kirja, kus ma näen, et nad kaebavad, et nad ei osale. Kus siis see tõde on? Ma arvan, et nii nagu tõde kipub olema, on ta nende kahe asja vahepeal ilmselt. See kiri, mis te saite kahelt seltsilt,
Karlova seltsilt ja Ihaste seltsilt, ma eeldan, et kõik volinikud on seda lugenud, ja mis ütleb, et koostööd ei ole tehtud, viitab küll mõnele punktile ja on siin hästi nii-öelda kalendaarselt üles lugenud kõik meie kontaktid ja kirjavahetuse, et ilmselt sellest lähtuvalt on minu nägemus sellest asjast nii, et meil on teatud erinevad ootused ilmselt sellele protsessile. Me tahame kaasata asumiseltse ennekõike siis sellesama arhitektuursete linnaehituslike nõuete koostamisele, kuna seal on asumi spetsiifilisus võib-olla kõige suurem. See tuleb põhilahenduse juurde ja seda on ka asumiseltsidele öeldud sellel sissejuhataval koosolekul, kus me olime. Edasi on toimunud töö nüüd asumiseltsidega lähtuvalt sellest, kuidas teatud tükid valmivad. Näiteks Supilinna seltsiga meil ei ole põhjust väga pikalt arutleda miljöö või ehitusõiguse teemadel, kuna äsja on volikogu kehtestanud Supilinna üldplaneeringu või teemaplaneeringu ja need asjad on värskelt kokku lepitud. Ihaste, Tammelinn on olnud kaasatud, ilmselt nad on eeldanud kiiremat reageerimist linna poolt, et nad esitavad ära oma ettepanekud ja kohe on need kantud sisse eskiisi. Me ei saa linnaositi neid tabeleid teha, me tahame minna ikkagi terve linnaga korraga välja. Ja see nõuab natukene aega, et planeeringu tegemine ei ole tavapärane kirjavahetus, kus 30 päeva jooksul on võimalik vastata, siis ta oleks formaalne. Me kõiki laekunud ettepanekuid kaalume, Tammelinnaga on minu meelest see töö väga konstruktiivne olnud ja see on väga hinnatav koostöö olnud. Me ei ole jõudnud Annelinna seltsini, mis asutati vähemalt äriregistri andmetel 12. jaanuar sel aastal. Kõigi teistega on nii-öelda kontaktid olnud, loomulikult ootused on erinevad, aga töö läheb edasi. Kolleeg Lukas oli järgmine, palun. Austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Me saime mõne aja eest sellise kurva teate, et Tartut ümbritsevad vallad ei ole valmis Tartu linna endaga liitma ja meist siis ei saa lähiajal Tartu suurvalla kodanikke. Ja sellest minu küsimus, mida ma olen ikka esitanud, et kuidas Tartu linn oma planeeringut tehes, kus on ka elamuehituse piirkonnad ja tegelikult ka pikas plaanis jäetud reserv, et ka järgmistel põlvkondadel oleks kuhugi elamuehituspiirkondi jäetud ja nemad saaks neid kujundada. Et sellel meie tegevusel oleks üldse mõte ja et ümbritsevad vallad tegelikult oma planeeringutes ei näeks ette nüüd kiirel ajal, kui inimesed kohti otsivad, meie töökäsi otsime, elamufondi oma territooriumitele ja ei soodusta seega ja ei käivita seega veel järgmist lainet valglinnastumisest. Kuidas see koostöö tegelikult käib, mis mõju meil tegelikult on valdade planeeringutele? Meil on hea tahte mõju, mis on väljendatud siis ühes kokkuleppes, et me vastastikku kooskõlastame piiriülese mõjuga planeeringuid ja siis erinevaid selliseid tegevusi. Tõsi, aeg-ajalt nähtub, et mõnes samanimelises vallas on mõni planeering niimoodi kehtestunud, et me ei ole seda kooskõlastanud. Nüüd juriidilist jõudu meil seda takistada ei ole. Meie praegune võib-olla kõige suurem mehhanism selleks on käimasolev maakonnaplaneering, kus asustuse arengud on põhiliseks fookuspunktiks. Seal soovitakse ära jätta need elamualade laiendused, mis tänaseks ei ole sellist nii-öelda tiheasustuse mõõtu veel saanud. Olemasolevatega ja nende laienemisega midagi teha on keeruline. Nüüd ma arvan, et meie hoovad võivad tekkida ka teatud tehnilise infrastruktuuri küsimustes, kus ma lugesin ja ma usun, te kõik olete ka lugenud neid ettepanekuid, mida näiteks Luunja vald on teinud meie keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi, kus nad ütlevad, et me peaks oma transporditaristu mõju nende elanike tervisele kaaluma.
Et kindlasti oleks egoistlikult Tartu vaatevinklist võimalik seda teha väga hästi ja lõpetada piiriülene liiklus väikestel tänavatel. Aga ilmselt need Veibri küla elanikud ei oleks liiga õnnelikud selle üle, et nad peavad umbes 15–20 kilomeetrit rohkem iga hommiku sõitma. Nii et me peame füüsiliselt kuidagi kokku leppima. Raadi piirkonna kõige suurem probleem tegelikult on see, et väga palju näiteks sedasama sadevett, mida me ka linnas ei suuda hästi ära lahendada, see kulgeb meil läbi linna, võttes ära need võimsused, mis meil on välja ehitatud ja pannes meile justkui survet, et me peame seda võimsust lisama. Et siin on selliseid peenemaid kohti, kus iga arendus peaks siis oma kaasnevad mõjud ja eesvoolud piltlikult öeldes või ka otseselt öeldes ikkagi ise rajama. Aga kahjuks niisugust väga võluvitsa ei ole. Kolleeg Ginter, palun. Jätkan seda teemat, mida Ene Ergma juba alustas, et see linnaosaseltside kiri, et mulle tuli üllatusena selline mõte, et seadus ei kehtigi ja kirjadele ei tule vastata. Et ma saan aru, et keegi ei eeldagi, et see eskiisi väga kiiresti muudetakse, aga millest selline arvamus, et kirjadele vastata ei tule. Et siit minu meelest minu põhiline probleem seda kirja lugedes oligi, et korrektne on kirjadele vastata. Ma olen nõus, et me ilmselt oleme selle tagasiside andmisega, et me oleme kätte saanud ja selle asja läbi arutamine võib võtta kuid. Sellega oleme olnud kasinad, et me katsume olla edaspidi täpsemad ja öelda, aga see vastus ei ole siis sisuline, vaid on tõepoolest see, et aitäh, oleme kätte saanud ja kui järg sealmaal, siis hakkame arutama. Siin ma julgen öelda, et see on väga kiiduväärne katsuda olla paremad, aga seadus on täitmiseks. See oli selle küsimuse mõte, kui ma aru saan. Siin antud juhul me toimetame planeerimisseaduse alusel ja käsitleme neid planeerimisettepanekutena. Ja seal ei ole nõuet 30 päeva jooksul vastata. Tahtsin ma ka viisakalt viidata. Jah, aga küsimuse mõte oli ka selles, et siis tuleb kodanikke informeerida, et selle seaduse alusel käib asi natukene teistmoodi, et nad teaksid. Aga lähme edasi, kas on veel küsimusi? Paistab, et ei ole. Siiski, kolleeg Kõre, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja, et selles sõnavõtus oli selline huvitav info meil, et sinna selles dokumenti on sisse lükatud intriige. Nüüd, see on muidugi tore, et nii volinikele kui linnakodanikele on siis visatud ette mingid teemad, mille üle nad hakkavad vaidlema, kuna see tundub atraktiivne ja mingitele asjadele ei pööra tähelepanu. Nüüd ma esitan küsimuse sealt kahest teemast, mis mulle kohe silma hakkasid, et kumb nendest minu poolt toodavatest näidetest on siis see intriig, millega mingitele muudele asjadele tähelepanu juhtida. Et see dokument lõppes siis tuulegeneraatoritega ja isegi koht oli määratud, kuhu neid panna siis Kagu-Tartu osa, seesama just kokkupuude Ülenurme vallaga, kus Ülenurme ütleb, et ärge segage meie asjadesse. Minu arusaamise järgi meil on Eesti Vabariigi territooriumil piisavalt selliseid kohti, kus on tuult ja kus ei ole elanikke, keda väga paljudel juhtudel need generaatorid häirivad. Et miks me seda teemat peaksime arutama ja kas see on siis see intriigi koht või siis alternatiiv, et kas see järgmine näide on intriigi koht, et seal, kus oli üles loetud spordiehitused, mida on planeeritud, ma ei näinud ühtegi aadressi, mis viitaks Arena hallil, eks ole. Kas see on siis intriigi koht, et ma hakkaks sinna nõudma, et kus on Arena hall, tahame Arena halli, et kumb on nüüd intriigi koht? See teine ei ole intriigi koht, sest see halli aadress on ülelinnalise tähtsusega spordiobjektide nimekirjas ilusti sees. Aga see, mis puudutab tuuleenergia kasutamist, siis tõepoolest seal intriig, või õigemini ta ei ole intriig, ta on tegelikult seesama küsimus, mille me peamegi ära lahendama ja kus on väga erinevad vaated.
et on inimesi, kes ütlevad, et me ei taha seda surinat sõna otseses mõttes linnakeskkonda, me ei taha visuaalset reostust nende näol linnakeskkonda. Ja on inimesed, näiteks Taastuvenergia Koda, kes on ka aktiivselt olnud kaasa rääkimas planeeringu koostamise juures ja soovinud igati olla kaasatud, nende vaade on hoopis teistsugune. Nad küsivad, miks te vanalinnas ei luba panna majadele tuulegeneraatoreid ja käsete neil sinna Ülenurme äärde minna. Ehk põhimõtteliselt võib seda nimetada ka nii, et see on see intriig, aga tegelikult on see küsimus, mida Tartu linn peabki ära lahendama selle üldplaneeringu käigus. Kui me ütleme, et ei saa siin, seal või kolmandas kohas või üldse terve Tartu linna piires tuulegeneraatoreid tarvitada oma majadel, siis me piirame väga oluliselt tegelikult omandiõigust. Nii et see on tõesti üks selliseid väga keerulisi küsimusi. Tõsi, detailis, aga siiski väga oluline. Nii, aitäh. Aitäh ettekandjale. Paluks siis kaasettekandeks kõnepulti arenguplaneerimiskomisjoni esimees Verni Loodma. Esimees Šokman ja head volikogu liikmed. Arenguplaneerimiskomisjon on Tartu linna üldplaneeringu eskiislahendust arutanud väga palju kordi. Nii nagu materjalid erinevate teemade osas valminud on linnavalitsuse poolt, nii on komisjonid arutanud ja jõudnud selle arutelu tulemusel siis selleni, et materjal on täna jõudnud volikogu saali ja ma olen ka siin, nii nagu mõned korrad tänagi juba enne abilinnapeaga nõus, et ma arvan, et me siin käsitleme tänase päevakorra kõige olulisemat punkti üldse. Me oleme teinud rida parandusettepanekuid komisjoni poolt, mida on ka koostajad ja kirjapanejad arvestanud ja sinna siis nad ka lisanud, on see siis elamumaade selgema kasutamise osas või komisjoni poolne selge arusaam sellest, et see raudteealuse maa raiskamine, nii nagu täna Tartus üsna atraktiivses linnarajoonis on lubamatu ja üldplaneering peab nägema ette seal muudatusi. Eks selle planeeringuga tuleb teha veel palju tööd, paljusid inimesi sinna kaasatakse ja eks inimeste soov olla kaasatud tegelikult kajastub ka selle linnaosaseltside ettepanekus, mis volikogu liikmetele jõudnud on. Aga ma usun ja võin komisjoni poolt väljendada seda, et lähtematerjal edasiseks toimetamiseks on sobiv. Meil on olemas need arusaamad, mis loovad meil kõik eeldused selleks, et uue üldplaneeringuga toimetamine võiks aktiivselt jätkuda. Nii et seega teen siis ühes ettepaneku, et tänase volikogu istungi kõige olulisem eelnõu võiks otsusena saada vormistatud. Aitäh! Kas on kaasettekandjale küsimusi? Ei näe. Aitäh! On laekunud sõnavõtusoov. Palun, kolleeg Kadri Leetmaa. Aitäh, hea esimees ja head kolleegid volikogust. Mind ajendas sõna võtma kaasa kiri ja ma alustuseks ütlekski, et minu arvates see, et meil on tekkinud arvestatav linnaosa või naabruskonnaseltside võrgustik Tartus on üks parim asi, mis sellises linna demokraatias ja planeerimisprotsessis üldse võiks juhtuda.
et see on mõnusalt käima läinud protsess. Ja minu arust on ka hea see, et linnavalitsus on juba praeguses faasis alustanud linnaosaseltsidega arutelusid ja me mõtleme, et linnaosaseltsid ei ole ju ainsad MTÜ-d, ei ole ju nagu ainsad organisatsioonid, mis kodanikuühiskonda esindavad. Et võib-olla nad on tugevamad, sest et sinna koonduvad inimesed, kes oskavad paremini argumenteerida, võib-olla neil on vastav professionaalne taust. Et minu arust on see hea, et seda on alustatud ja see konsulteerimisprotsess on mõnusalt käima läinud taas. Aga samas mina ei näe selles mingit probleemi, et selles faasis, kui on eskiislahenduse arutelud ja KSH programmi arutelu, et linnaosaseltsid on siin nagu võrdses positsioonis muude kodanike ühendustega ja muude kodanikega, kes võib-olla ei oma sellist kogemust linnaruumiliste otsuste osas kaasa rääkimises. Ja me näeme tegelikult ka, et juba selle aja jooksul, kui üldplaneering on algatatud, on juurde tekkinud linnaosaseltsi, näiteks Annelinna selts. Ja kuna tüüpiliselt igasugused ruumilised muudatused, kui me mõtleme ka Tallinna peale näiteks, siis mõned sellised tugevamad arendused on tüüpiliselt need, mis ajendavad linnaosaseltside tekkimist, siis mina näen küll, et üldplaneeringu protsess võiks olla see, mis ka juurde aitab tekitada linnaosaseltse. Ja sellepärast mulle tundubki, et mul on nagu kahju, et selles faasis, mis praegu on nagu tekkinud selline front, et seesama kaasamise käsiraamat, millele viidatakse siin, et ma ei usu, et see nagu ütleb, et peaks kuidagimoodi looma niisugust fronti, et niisuguse rinde ja frondiga on väga raske läbi rääkida. Et minul on pigem see ettepanek, et näiteks need linnaosaseltsid, mis on professionaalsemad tänaseks, et ka nemad võiksid kanda seda rolli, et võib-olla õpetada või püüda kokku tuua linnaosa aktiivseid elanikke teistes linnaosades, kus linnaosaseltse veel ei ole. Ja samamoodi ma ärgitan väga linnavalitsust samuti olema väga uudishimulik, et me oleme ju kogenud ka lihtsamate planeeringukeste puhul, et ühes linnaosas, ka ühes linnaosaseltsis pole kõik inimesed sugugi ühte meelt, ka ühe detailplaneeringu raames. Et kuidas see saab siis olla nõnda üldplaneeringu raames? Et selle tõttu mina arvan, et ma nagu ei näe probleemi, et selline konsulteerimise protsess on alanud. Abilinnapea samuti viitas näiteks teistele poolikutele aruteludele, nagu raudteega arutelud, et see faas praegu planeeringus ei ole see, kus oleks nagu aeg seda fronti luua, et pigem nähkem nagu ühelt poolt, et linnaosavalitsus otsib seda dünaamilist kodanikuühiskonna maastikku selle üldplaneeringu protsessi raames ja tugevamad kodanikuühendused ja väga professionaalsed ja kogenud linnaosaseltsid tänaseks võiks samuti võtta selle vastutuse, et aidata samasuguseid protsesse siis mujal linnas üles ehitada. Aitäh! Nii, aitäh Kadrile! Sujuvalt jõudsime kaasamiseni, aga ilmselt ühineme kõik Kadri arvamusega, et oleme teinud suure sammu kaasamise osas, aga on võimalik veel edasi minna. Ma ei näe entusiasmi ja repliigi sooviks siiski. Kolleeg Kõre, palun. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volinikud. Nüüd ma peaksin natukene vastu vaidlema Kadri Leetmaa seisukohavõtule, et on õiglane linnaosa seltse käsitleda samamoodi nagu üksikkodanikke selles planeerimisprotsessis. Et ma olen olnud siis nendel arutluskoosolekutel, eks ole, kus on siis erineva ettevalmistusega kodanikud, kelle üks tuleb välja siis tõesti läbimõeldud ettepanekuga, teine tuleb välja lihtsalt mingi niisuguse improvisatoorse ideega, eks ole.
ja kui nüüd lülitada need linnaosa valitsused, kes minu arusaamise järgi on teinud tõsist eeltööd, siis sinna sellesse üldisesse arutlusprotsessi, siis tegelikult nad nii-ütelda surutakse maha, eks ole, selle kodanike suure hulga poolt. Ma olen käinud nendel koosolekutel, mida linnaosa seltsid on pidanud ja nad teevad tõesti põhjalikku eeltööd, eks ole. Nad vaatavad läbi kõik need olemasolevad materjalid, mis selle nende linnaosa kohta on olemas, eks ole. Nii-ütelda kaaluvad ühe ja teise variandi eeliseid, arutavad siis neid oma mõtteid läbi, eks ole. Ja see tulemus, mida esitatakse linnaosa seltsi poolt ja see, mida esitab üksik kodanik, võib olla võrdne, aga kõikidel juhtudel ei ole võrdne, eks ole. Ja seetõttu ma pigem praeguses nagu selles rindejoone tõmbamises enda joone tõmbaksin linnaosa seltside poole peale. Need asjad ei ole nüüd käsitletavad sellest lihtsast vaatepunktist lähtudes, et tore, kui kõik on võrdsed, eks ole. Maailmas ei ole võrdseid asju ja ka selles protsessis ei ole võrdseid osapooli. Need mul on tegelikult kahju, kui sellist lihtsa kommunikatsiooni pinnal tekitatakse vastuolu, eks ole, ja tegelikult sellega võib-olla nende subjektide huvi, kes praegult ei ole olnud, siiamaani ei ole olnud aktiivsed, nimetati siis Annelinna ja Karlovat, võib-olla nende subjektide aktiivsus väheneb, eks ole, mis ei ole ju meie soov, eks ole. Jah, ma olen kõik öelnud, aitäh. Nii, aitäh. Kolleeg Ints, palun. Ja esimees, head sõbrad, et vist 2 aastat tagasi me saime päris hea nii-öelda koolituse ja kaasamise osas, kui meil ka vastav komisjon toimis. Ja siin selles protsessis me peame aru saama ka, millises faasis me ühel või teisel hetkel oleme. Kõigepealt see eskiisi lugu, ta ei ole ju kohustuslik osa, tähendab, planeeringute loos on ju niimoodi, et see on täpselt seadusega määratletud ja siin on tõepoolest kõik osapooled ja kõik huvilised on tegelikult selles protsessis ju kaitstud. Ja praegult eskiisi ehk selle algse ettepaneku tegemises linnavalitsus on ju konsulteerinud ühesõnaga erinevate osapooltega selleks, et oma seisukoht siis kujundada. Et ega siin teistmoodi saagi olla. Ta kuulas ära, arvestas, kujundas ühe või teistsuguse arvamuse. Ja nüüd, kui see eskiis on avalikul arutelule pandud, nüüd me jõuame teise etappi, kus tulevad siis ikkagi konkreetsed ettepanekud ja arutelud nende üle. Et mina siin nagu üldse mingisugust tõsist või väga suurt probleemi ei näe. Ja siis me läheme alles päris planeeringu kui sellise juurde, kus ju veel kord ühesõnaga toimub kogu avalikustamisprotsess ja kus siis veel kord kõik osapooled on kaasatud. Et minu arust see on nagu veits niimoodi tühjalt kohalt tõstatatud asi. Aitäh. Aitäh. Tahad rääkida? Kolleeg Riisalu, palun, repliigiks. Esimene repliik. Ka minul praegu tegelikult plahvatas üks mõte, mida selle planeeringu juures tuleks tõsiselt arvestada. Võtame näiteks meie lugupeetud Eesti Rahva Muuseum on ju jurisdiktsiooni alla kuuluvalt küll linna oma, aga tegelikult territoriaalselt vallaga nagu jagatab. On üks elurajoon, millega ma olen ise Tartus sisuliselt kokku puutunud seal mõnda aega. Elades on Raadimõisa, kus tegelikult kõik elanikud tunnevad ennast linna inimestena, aga tegelikkuses on juriidiliselt tegemist Tartu vallaga. Ehk nüüd uues olukorras, kus seda Suur-Tartut ilmselt siis tegelikult ei teki, sest väikesed vürstid on otsustanud, et neil on mõistlikum olla omaette, arvan ma, et võiks selle planeeringu kogu protsessi üks oluline osa olla tõsised läbirääkimised kõrvalasuvate omavalitsustega just selles osas, et Tartust ei jääks
kellegi kätte räsida need väikesed tükid, mis orgaaniliselt tegelikult linnaga kokku kuuluvad. Ja kuna sisuliselt haldusreform on ju laual nii ehk naa ja meie planeering on piisavalt võimas ettevõtmine, et kas või selle haldusreformi siis läbiviimise raamides näiteks teatud tükke siiski linnale juurde küsida. Et selline mõte lihtsalt tuli mul praegu kähku pähe. Aitäh! Nii, aitäh! Kätt rohkem ei tõuse. Ma lubaksin omale ka väikse repliigi nende repliikide peale, et nüüd võiks öelda, et Hodžana Sredini moodi ja sinul on ka õigus. Et tegelikult oli kõikidel killukene õigust ja see demokraatia hind ongi, et ta võib anda väga hea tulemuse, aga võib teinekord ka väänduda, aga igal juhul võtab ta koledasti aega ja koledasti närve. Aga see on see suur mäng, mille me täna siis oleme ühe etapi, lõpetame ja alustame järgmist, mis ei tõota tegelikult ju sugugi kergem tulla. Mis puudutab läbirääkimisi valdadega, siis naabritega nende vastused mitmelgi puhul olid ju tegelikult ette aimatavad väga suure tõenäosusega, aga me siiski leppisime kokku, et tulgu see tulemus, mis seekord tuleb, et me vähemalt jätkame koostööd ja püüame seda süvendada, olenemata, mis siis see ametlik või formaalne otsus tuleb. Aitäh, ma loodan, et ma aega ei ületanud. Lõppsõna soovi ei paista. Kas me oleme ilmselt siis valmis otsust tegema selle eelnõu vastuvõtmise osas, aga enne pean ma küsima, kas olete kõik jõudnud korralikult vähemalt selle päevakorrapunkt 9 materjalid läbi lugeda? Kõik on jõudnud, isegi Riisalu, väga hea. Siis me ei pea neid parandusi ette lugema, mis siin on. Üks on kultuurikomisjoni poolt tulnud ja linnavalitsus on selle ka nõustunud ja 2 parandust on tulnud veel ka linnavalitsuse poolt. Kas need on meie poolt aktsepteeritavad paketina? Eraldi hääletama ei pea. Panen hääletusele, kes on selle eelnõu koos parandustega vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda. Kolmkümmend 8. Vastuhääli vist ei saa olla. Ei, kas meil on nii palju saalis? On. No igal juhul vastuhääli seekord ei olnud ja sellega on otsus vastu võetud.